day. It provides the key to the plans for making everything in you and me a single strand of DNA. Together, the more we get together, the happier we'll be. The more we get together, the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? The more we sing together. Nii, järgmine. Väga hea, mõtlesingi poistele kaotada. Kuhu sa lähed aegile? Külma rahuga. On hea, et meie leib on oma seisukohti muutnud ja paraku me oleme siin neljasti kõik suured tuba ja tegelikult me ei saa seda unustada, et ikkagi kõik lubadused tuleb ka maksutuluga kanda ja see on väga oluline. kohta ja keelt. Emakeelt. Keelt, millest saad kogu aeg aru. See on see keel, mida oled õppinud sünnist ja unusta jääb. Keel on see, mis laseb sul väljendada neid vabalt. Tunda koduselt 1,3 miljoni inimese seas. Bye.
tiitli sai Eva-Liina Vaimus. Sest ma pean on paradiis mu jaoks kusagil siin kui maas. Teema on tänapäeva Euroopa kontekstis võrdlemisi aktuaalne. Väitlusteemaks on see, et Euroopa riigid peaksid keelama vaenu õhutavad parteid. Ja vaenu õhutamise definitsiooni me mõistame siis tegevust, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, naha või soo, keele, päritolu, usutunniste, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi, kus sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Siis kas see tähendab kohe seda vihkab näiteks mingi moslemit midagi? Meie arvates ei tähenda seda, et seda võib võtta kui kultuuriruumi kaitsmisest, meie arvates peaks kõik nagu rahvad oma kultuuriruumi kaitsma. Ja näiteks EKRE erakond kaitseb näiteks seda nii-öelda siis traditsioonilise perekonnaseadust, siis kas me saame väita, et kõik EKRE liikmed vihkavad geisid? Kusagil siin kui maas on mõni murk. Tule sina Elvasse õppima. Tule aga tuule, tule sina Elvasse õppima. Pole vaja ilma mööda seidelda ja igat sorti katsetega heidelda. Kui ikka tahad petumusi veelata, ei saa keegi seda sinu keelata. Tule aga tule sina Elvasse õppima. Tule aga tuule. Stick all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now. Limbo lower now. How low can you? 14. märtsil tavaliselt me teame armastama keelepäeva, emakeelepäeva, aga seekord me teeme seda täna 11. lendab kastis Salonenile sisse. Salonen on Sootsi väravaht kala.
kõrvale. Valus ja oli kui ebavajalik. Pall oli ju selgelt väravavahi kinnaste vahel. Kohtuniku otsus tänases mängus 3. korda kollane kaart tõsta on õige. Salonen arst siiski väljakule ei soovi, vaid paneb palli mängu ja saadab selle Läntinenile, kes kiirusega 2 Interi mängijat ära küpsetab ja üle keskjoone tõuseb. Olukorra lahendab alles palli küljejoone taha lükanud Renkvist, olles äärekaitsjast enne seda 30 meetrit jälitanud. Mäng jätkub Vanu Küljeaudiga. Vanu ja Inter on need meeskond. Ja siin on selline raadiohääl alati alguses. Miks pärast lõpus selgub ka, mis selline on. Ja siis mõtles Lehv väravaht. Nii juba läheb. Art tegi äärelt pika tõusu, nagu moodsale äärekaitsele kohane. Toore jõuga. Keegi pole talle vist öelnud, et väljak on 100 meetrit pikk ja seda maad pole kerge ühe spurdiga läbida. Aga hästi kivast muidugi. Kahju, et järele jõudis talle vastaste Kristjan Renkvist, mitte keegi meie meestest, mitte Eero või Niko. Tehnisime küll nurgalipu juurest Küljeaudi, et sellele ei järgnud midagi ohtlikku. No vähemalt nägi publik kiiremaid liigutusi. Varsti saab pool tundi mängitud ja üha enam kerkib minus küsimus, kas see siin on riigi kõrgem tase või hoopis mingi mudaliiga. No ja, 29. minutil on tegevust oodata. Aga see, millega Strömberg enne Arti üritust hakkama sai, ajas küll närvi mustaks. See oli nii otsene rammimine, et kindral oli sunnitud Strömbergile kaarti näitama. Kindral on kohtuniku hüüdnimi. Pärast kokkupõrget jõllitas Interi tippuründaja meid kaua ja väljakutsuvalt. Ilmselt tahtis terviseid edastada ning värskendada mu mälu seoses ees ootava ühise ettevõtmisega penaltipunkti. Vastutasuks sai ta kõige päikeselisema Colgate naeratuse. Tegelikult oleksin soovinud ta pikalt saata, aga talitsesin ennast. Ka mõnus naeratus võis olla liig. Pole vaja reeta, et kavatsen penalti tõrjuda. Mina ei taha kirjutada ühtegi raamatut, kus oleks nõme lõpp. See on täiesti ajuvaba, kuidas mõned kirjanikud kirjutavad raamatuid ja pärast keegi poob ennast seal üles või hüppab kaljut alla.